olla hoopis. Täna on pühapäev ehk siis 3. päev koha peal. Tere! Ja täna on jube vihmane, kell on mingi 12 läbi, hommikul sadas nagu kõvasti, siis me ei hakanud välja tulema. Aga nüüd on enam-vähem tahenenud, natuke küll tibutab, aga enam meil on. Nüüd lähen mänguväljakule. Täna hommikul käis meil wifi ära. Eile õhtul oli katki läinud, siis me veel ei avastanud. Aga hommikul vaatasime, et ei töötanud, siis kirjutasime korteri omanikele. Ja nad tegid mingi 4 tunniga korda, jube kaua läks. Oleks olnud siuke traditsiooniline wifi, et sul mingi purk nurgas, vajutad restardi nuppu, on korras, aga neil kahjuks ei olnud. Neil oli kuskil maja peale või mis iganes. Mul on natuke suust tunne, et nagu kas iga päev siin nüüd hakkab sajama või? Tänane esimene mänguväljak. Siin me käisime ka vanasti. Mina vanasti olin siin väike, olin seal. Jaa, olid küll. Mina mäletan, et see oli nagu kõige ohtlikum mänguväljak üldse kõikidest mänguväljakutest, mis siin oli sellepärast, et siin pole aeda ümber. Igal pool mujal on aiad ümber, aga siin ei olnud. Kuidas on, kapten? Hästi, anna. Võtke. Leida! Autoga! Täna leidsime krabi, näed, vaatame. Seal kivi peal on rämedalt suur krabi. Ei ole suur ju. On ju, see on selline 10 sentimeetrit. Nimi on Mineshift. Vaatasin ka. See on nagu midagi muud, mis mainiga hakkab. Lähme sellest superki. Käisime mulle McDonaldsis söömas. Aitäh! Mis su kommentaarid selle kohta ongi? Ma olen liiga Mina annan selle ülestimuleeritud. Miks siis niimoodi? See on nii vali ja liiga palju inimesi. Varasemad aastad, kui me siin käisime, siis siin oli nagu tühjust põhimõtteliselt, üldse inimesi ei olnud, aga see aasta on paksult rahvast täis. McDonald's on ümber tehtud ja Burger Kingi ümber võetud ja seal on isegi rämme järjekord, me arvame, et see on vetsu järjekord, aga noh, ikkagi nagu nii pikk. Täiega hea selline resordi kogemus, et õhk on mingit soolast merevett täis. Tulime Urmasega bussiga sõitma. Me lähme paar peatust edasi ja siis tuleme jalutades tagasi siia. Tulime Urmasega nüüd suvalises kohas bussi pealt maha. See ei ole tegelikult nii kaugel, aga natuke kaugust ikka on. Las Palmas ja väike tänavad. Välikud kaktused. Maja vahel sellised hoovid. Olade linnale. See tee peaks sinna siis minema välja. Meil Korte Inglesi tänav ülemisse otsa. Sinna ristmikusse täpselt. Käisime siin just alt. Seal olid majad seinast seinani. Ja siin on majade katused. Oh, näed. Ja kas see on see sama auk, mis nagu meie ema korteriski on? Majadel on sellised suured augud sees. Võõras minu auku ronima ei tuleks. See on nagu võrk peale pandud. Ja need siin vasakut kätt on siis rikaste mansionid põhimõtteliselt. Jube. Kuristik rukkis. Näed, ja selle on isegi uks tahab poole. Kõikidel ei ole ammust. Liftis vaht. See ehitatakse midagi alles. Mõtle kui jube, kui sa tead, et see ehitatakse maja ette. Ja kui sulle see sein peale vajub majale. Kerle ei julgeks siin üldse käia. Siin on sellised kuristikud. Iga väikse maa tagant on kuristik, ma ei tea. Rõdu peal kasvab taim ja see on sedasi mingid chillimisalad, väga lahe. Tagaaiad, reppõue, väga mõistlik. Ikka tahad mõlemalt poolt välja saada. Nii, ja seal on meie mänguväljak. Vaatame, kas saab paremini näha. Seal need, kus alla lasime. Äkki siit on paremini näha mänguväljakad. Oleme tagasi. 17 kraadi. 17, aluselt 20 kraadi. Okay. 17 kraadi, 20 kraadi, kes see teab?